Tere, mina olen Ivar Kuussev ja täna räägin ma sellisel teemal nagu mis on konsensusreaalsus. See teema läheb vägagi kokku sellega, mis praegu maailmas toimub ja see on ka mulle isiklikult toonud nii mõnegi suure taipamise. Nii et ma arvan, et kui sellel teemal natuke peatuda, siis leiab äkki ka keegi teist seoseid enda elust ja miks mitte tuua ka taipamisi. Et kõigepealt mis asi see reaalsus üldse on? Reaalsus on üks väga suhteline asi. Selles suhtes suhteline, et kvantfüüsika ütleb meile, et reaalsus sõltub vaatajast, sõltub vaatepunktist. Et kui ühte sama punkti vaadatakse erinevatest asukohtadest, siis need vaatlejad omavad väga erinevat pilti sellest ühest samast punktist ja nad nii-öelda elavadki erinevates reaalsuses selles suhtes. Neil tekivad erinevad mõtted sellest samast punktist, kuigi punkt ise oma olemuselt on neutraalne. Nüüd konsensusreaalsus on, nagu nimigi viitab, sõltub nagu ühisest mõtlemisest. Et kui üks grupp inimesi arvab, et mingi asi on tõde või mingi asi on cool, siis see ongi nende jaoks cool ja see ongi nende reaalsus. Ja mida rohkem inimesi arvab seda sama tõde või arvab, et see asi on cool, siis seda magneetilisemaks konsensusreaalsus muutub ja hakkab tõmbama ka järjest rohkem inimesi juurde ja justkui nagu pannakse pedestaarile see reaalsus, et seda näeb nagu nii palju celebrity'te hulgas, kuidas ütleme mõni kuulsus hõikab midagi välja, et mingi asi on cool, tema järgijad arvavad ka, et see asi on cool ja võib-olla tõmbab ka uusi järgijaid juurde, kes arvavad, et see asi on cool, kuigi kõikide inimeste arvust ei pruugi see cool olla ja seetõttu nad nagu elavadki täiesti erinevates reaalsustest ja mingi asi, mis deklareeritakse cooliks, see oma olemuselt on tegelikult üldsegi neutraalne, nagu sõltub vaatajast. Nüüd kui tuua seda mõistet natukene nagu argisemaks, siis kui ma sellest kontseptsioonist kuulsin, siis mul kohe klikkis ära üks mul lapsepõlve müsteerium, mis oli mul täiskasvanu eani, millest ma ei saanud aru ja see niimoodi klikkis mulle, et mul oli üsna lõbus koolipõlv, võib öelda niimoodi. Ma olin üks populaarsete seast. Ma sain läbi nii nohikutega, ma sain läbi nii peoinimestega, nii sportlastega, nii tüdrukute kui poistega. Et mul oli tore. Aga kuni esimesest kuni 5. klassini ma käisin jalgpallitrennis. Ja jalgpallitrennis olid sükest paar kutti, kes juba väga väiksest east olid väga andekad ja oskasid väga hästi mängida. Ja nemad nagu dikteerisid, mis on cool. Kõik tahtsid nende sõbrad olla, sest kõik tahtsid, et neid ka tiimi valitaks. Ja need head mängijad oma olemuselt, oma isiksuselt ei olnud nagu väga heatahtlikud. Olid pigem nagu ülbed või üleolevad. Ja neile meeldis ka kiusata, nii verbaalselt kui füüsiliselt. Ja põhimõtteliselt oligi, nemad otsustasid, keda kiusata ja kõik, kes tahtsid olla nende sõbrad, nemad ka lõid kampa ja kiusasid ka. Et ma sain ka verbaalse kiusamise osaliseks nii mõnigi kord. Ja ma pidin nagu kogu aeg võitlema, et tiimis olla. Ma ei resoneerunud nende kuttidega ja kõik, mis nad rääkisid ja minu meelest ei olnud nagu cool, aga ma nägin, et kõik tahtsid nende ümber olla aga ma tahtsin ka tiimis olla ja siis ma nagu olin pidevalt sellises õigustamise energias või nagu sellises, ma pidin kogu aeg tõestama ennast ja nagu konkureerima kogu aeg teistega ja see nagu ei mõjunud mulle hästi, see ei mõjunud mu mängule hästi, et ma hakkasin tegema vigu, nagu ma ei olnud sellises voolamises.
ja siis ma ei saanudki aru, mis värk on. Ma läksin tagasi kooli, oma klassis ma olin üks parimatest mängijatest, kõik jumaldasid mind. Siis ma lähen trenni, kus mind võib-olla ei valita isegi tiimi ja vahel isegi kiusatakse ja vahel isegi need, kellega ma seal nagu rohkem läbi sain, isegi need lõid kampa ja kiusasid mind, et ma ei saanud aru, mis värk on, et mis mul nagu viga on. Aga siis kuuldes sellest konsensusreaalsuse teooriast, siis mul oli, et selline kergendus tuli nagu hinge, et vau. Asi ei olnud minus. Asi on lihtsalt selles, et grupp inimesi leppisid kokku oma alateadlikult, mis asi on cool, et cool on teisi kiusata ja cool on olla üleolev ja uhkustada ja olla kehkempüks ja kõik tahtsid olla nende moodi, kõik võtsid selle nagu omaks ja ma ei saanudki sinna mitte midagi parata. Ma võisin ükskõik mida suust välja ajada, aga kui need grupp inimesed arvasid ühtemoodi, siis nemad elasid selles ühes reaalsuses. Ja nii oligi, et ma ei tundnud ennast hästi, aga nüüd täiskasvanud ma saan aru, et issand, asi on minus. Ma ei olnudki halb nagu, vaid hoopis oli asi hoopis milleski muus. Vot, ja tegelikult need konsensusreaalsused mängivad ka tänapäeval väga tuliselt ennast välja, et me näeme, kuidas suured grupid moodustuvad, kes on vaktsiinide poolt ja kes on vaktsiinide vastu, kes arvavad, et kandes maski nad ei saa viirust ja nad ei levita ise ka viirust, kes arvavad, et maskide kandmisest pole mingit tolku, ja need inimesed moodustavadki eraldi konsensusreaalsuses ja see on nagu huvitav fenomen, et mitu reaalsust saab paralleelselt koos eksisteerida. Ja need inimesed käivad mööda oma elu teekonda ja arvavad nad, et see on õige, kuidas nad mõtlevad ja mis nagu toimub ja nad saavad nagu kinnitust nende mõtetele teiste inimeste poolt, kes nagu kõik nagu feedivad teineteise mõtetest ja ideoloogiatest ja huvitav fakt on ka see, et konsensusreaalsused jätkuvad ka pärast meie surma. Et kui inimesed on väga nagu klammerdunud siin füüsilises reaalsuses mingite asjade või mingite tegevuste külge, siis nad jätkavad ka seda teispoolsuses. Et näiteks mõni inimene, kellel on mingisugused tugevused sõltuvused, näiteks nende jaoks ongi paradiis see, kui nad saavad siit ilmast lahkudes veeta lihtsalt pidevalt aega kuskil baari puki taga ja juua alkoholi nagu. Ja see on nende jaoks paradiis. Enam ei ole aeg ja raha, ei ole probleem. Sest seda ei eksisteeri lihtsalt füüsilisest reaalsusest väljaspool. Nii et ja ongi ja kõik inimesed, kes samamoodi või kõik vaimud siis, kes samasugusel tasemel lahkuvad seal füüsilisest reaalsusest, siis nad koonduvadki kokku ja moodustavad konsensusreaalsuse ja elavadki sellises nende jaoks paradiisis nagu. Ja see, et inimesed klammerduvad nii väga füüsiliste asjade külge ja oma elu külge, siis tegelikult see on ka põhjus, miks nii tihti reinkarneerutakse. Aga tegelikult me üldsegi ei pea seda tegema ja meie kõrgem eesmärk olla võiks hoopis võimalikult teadlikult siit ilmast lahkuda ja võimalikult mitte klammerdada asjade külge. Aga see on juba teise video suurem teema. Vot selline video seekord konsensusreaalsustest. Kui teil tekkis mingeid mõtteid või leidsite paralleele enda elust, kus te näete, kus konsensusreaalsused mängivad välja, jagage neid kommentaariumites. Aga muidu, aitäh, et kuulasite ja järgmise korrani!